Nooremeistrivõistlusel saavad oma talenti ja oskuseid näidata kuni 26-aastased noored, kes õpivad kutsekoolis või on selle hiljuti lõpetanud. Muuhulgas saame järgnevatel nädalatel teada, kes on Eesti parimad automaalrid, juuksurid ja mööblitislerid. Uue hooaja avaosa keskmes on aga noored, kel töös pole oluliseks mitte ainult täpsus, vaid ka ilumeel. Floristid oskavad lilledest ja taimedest panna kokku mitte ainult kimpe ja pärgi, vaid kõike seda, mida nende piiritu fantaasia lubab. Nooremeistri uus hooaeg algab nüüd. Põlvamaal asuv Räpina aianduskool on Eesti vanim aiandusega seotud ametikool, mis sel aastal tähistab 100. sünnipäeva. Räpina aianduskoolis õpib umbes 800 õpilast, kes igaüks väärtustab looduslähedast eluviisi ning on seepärast valinud endale leiva teenimiseks rohelusega seotud eriala. Just siin koolis sirguvadki aednikud, keskkonnaspetsialistid, tekstiili käsitöölised, maastikuehitajad, aga ka floristid. Ideaalne florist kõigepealt on see person, kes armastab lilli ja loodust. Mitte ainult lilli sellest vähe, vaid üldiselt loodus. Floristi töö juures on tegelikult kõige toredam see, et sa saad töötada väga ilusate erinevate lillede ja materjalidega. Et on ühest küljest küll väga selline tehniline töö, aga tegelikult on töö juures ka loovust. Floristi töö on väga põnev, vaheldusrikas ja inspireeriv. Meie ülesanne floristidena on tuua inimestele rõõmu ja rahulolu. Kõige lihtsam on seda teha ilusa harmoonilise kimbuga, ilusa harmoonilise seadega, kus kõik on tasakaalus, mis on tehniliselt korrektselt tehtud. Ehk siis, et see rõõm ei ole mitte ainult siis, kui see lillekimp saajale üle antakse, vaid ka nagu on paar päeva või ka nädal aega või 3 nädalat ka vaasis ilus. Head võistlejad, mul on väga hea meel teid näha. Teie oletegi Eesti parimad noored floristid. Minu jaoks nooremeistri tiitli võitlemine on päris heal kohal, et nagu väga tahaks, aga esikolmikusse ei jõua, et siis ma olen rahul omadega. Tänased ülesanded on sellised, millega üks florist puutub igapäevaselt oma tööelus kokku. Alustame 2 võistlusega, millest 3 parimat pääsevad edasi finaalvooru, kus me saamegi teada, kes on meie noor meister. Minu jaoks noormeister on väga tähtis. Sellega ju näitab, et sa oled midagi saavutanud ja sealt saab edasi pürgida. Kas te olete valmis? Jaa! Väga hea, ma soovin teile edu ja meie võistlus algab nüüd. Minust peaks saama järgmine noormeister sellepärast, et ma olen väga püüdlik. Ma loodan, et mul läheb siin võistlusel hästi ja jõuan ikkagi esikolmikusse. Esimeseks võistlusülesandeks on teil radiaalse varteasetusega avatud vormiga dekoratiivne kimp. See peab olema selline kena, klassikaline, tore kimp kevadvärvides. Võistlusajaks on teil 1,5 tundi ja teie võistlusaeg algab nüüd! Eelmise aastal sellel samal võistlusel läks mul päris hästi. Ma jõudsin esimesele kursusel 2. kohale. Nooremeistrivõistlusel ma olen juba 3. aastat. Ma ütleks, et pigem ei ole chill. Ilmselgelt eeldatakse rohkem, kui juba oled 2 aastat võitnud ja kogemust on ka rohkem. Eelmisel aastal võitjal jah, see aasta ka siin väga suur konkurent on. Ma loodan, et 3. võit tuleb ka ära, aga eks näis, mida tulevik toob ja mis on kohtunike otsus. Floristiks saab Eestis õppida Räpina aianduskoolis ja Hiiumaa ametikoolis ning just nendest 2 koolist tulevad ka meie 8 tänast võistlejat. Räpina aianduskoolis õpivad Agnes, Alice Siiris, Alina, Anna, Jarko, Kaidi ja Mirle Merlin. Hiiumaa ametikooli lippu hoiab kõrgel Helina. Ma läksin floristiks õppima, sest mulle meeldivad väga lilled ja ma tahtsin rohkem nende kohta teada saada ja rohkem ka nende käsitlemise kohta ning mulle väga meeldib teha lillekimpe ja seadeid. Ma õpin floristika, sest ma saan energiat lillides ja mulle meeldib töötada lillidega. Mu õde läks lillepoodi tööle ja siis tal oli hästi palju abi vaja ja siis ma käisin kogu aeg abis ja siis sealt see huvi järjest kasvas. Ja siis siin ma olen. Paljud tuttavad soovitasid mulle floristi eriala.
lillidega tegimine on loominguline ja ilus tegevus. Minu pere kasvatab väga palju lilli. Mul on alati lilled olnud nagu meelepärast ning ma olen nende ümber kasvanud. Ning kui tuli valida erialas, siis see tundus kuidagi kõige loomulikum. Mu õde ja tädi käisid ka siin koolis, kuigi neil ei olnud sellist eriala nagu floristika sellel ajal, siis ma mõtlesin, et ma proovin ka. Mulle meeldib lilledega tegeleda, sest nad on kõik erilised. Neil on kõigil väga erinev tähendus ja siis sa saad inimestele kinkida neid lilli, mis sa tead, et neile sobivad. Tegelikult see teekond algas päris kaua aega tagasi juba, kui ma lihtsalt Instagramis nägin lillevideosid ja siis minu tuttaval on oma lillesalong ka ja siis ma sain seal juba praktiseerida. Ja enne seda, kui ma üldse kooli tulin, olin ma juba suvel siis tööl olnud lillepoes ja siis ma otsustasin, et see kool on õige koht, kuhu tulla. Kõiki neid töid hindavad kohtunikud, kes on oma ala tipud. Sest kui mina vaatan neid töid, siis minu jaoks nad on juba väga ilusad, aga siin tegelikult minu selja taga nad kõik vaatavad detailselt, milline kimp on ikkagi kõige parem. Rahvusvahelise kogemusega kohtunike kogusse kuulub 3 meisterfloristi. Marek Jakobi Leeri lillesalongist, Julia Medvedjeva Artišoki lillepoest ja Ahti Lüüra Maša lillepoest. Lilleseadega ma olen tegelikult tegelenud juba ligi 30 aastat ja sellest 20 aastat lillepoes igapäevaselt töötades kui ka siis koolis floriste õpetades. Ma olen 3-kordne Eesti meister floristikas. Ma esitasin Eesti Euroopa meistrivõistlusel, see oli 2016 ja ma esitan hästi palju kursused ja demod. Töötan rahvusvahelisel tasemel, enamasti olen küll enda poest, kui selle töö kõrvalt aeg üle jääb, siis see aasta on mind võimalik näha Itaalias, Singapuris, Saksamaal ja mõned kohad veel. Me oleme siin meisterflorist Ahtiga ja tead, Ahti ütles, et teeme siin nagu ühte asja, aga ma ei tea, mis see siis on. Teeme täpselt seda sama asja, mida võistlejad teevad. Radiaalse varteasetusega, vaba vormiga dekoratiivne kipp. Lilled on siin, palun alusta. Ja kui sa ette jääd, küll ma aitan. Okei, ma isegi ei tea, kust alustada. Võistlusaeg algas nüüd. Ahah. Võistlejad ka teevad usinasti tööd ja neil on kuidagi risti sealt, okei. Kuna pühapäeval on tulekul emadepäev, siis tahan teha oma emale kõige kaunima kimbu. Võtame siis kuidagi nii äkki või? Kas mingi värviasetus peaks ka rolli mängima või? Ja kindlasti, sest et nii võistlejatel kui sinu puhul me hindame harmoonilist tervikut, ehk siis leia üks põhivärv, leia sinna juurde vastandvärv, kontrast. Hakkab looma juba. Oled sa kindel? Mina sellest nii kindel ei ole. Varteasetus peaks olema siis radiaalne, ehk siis lihtsamalt öeldes ürita neid kõiki ühte suunas spiraali panna. Kõige lihtsamad vead, mida vältida kimbu tegemisel on see, et varred peavad olema puhtad ja kimbu sidusus peab olema tugev. Need on sellised kõige lihtsamad vead, millega päris tihti alt minnakse. Ostad koju lilli, siis need lehed peaks ära eemaldavad. Kui sa oled nagu aiast korjanud, et oma elu kimbu tegemisel või ka lille säilimisel lihtsamaks teha, siis tuleb kõik need üleliigsed lehed ära korjata. Et see aitab kaasa sellele, et see lille õide vesi jõuaks, toitained jõuaksid, et muidu toimub lihtsalt aurumine läbi lehtede ja lill närbub kiiremini. Mida vähem lehti vette läheb, seda kauem sul see lillekimp ka vastu peab. Kui sa siin vaatad natukene, mis võistlejad teevad, siis sa näed ka, et kõik on ilus ja puhas. Kui sa poes tööd teeksid, siis sa peaksid minu poes oma kimbu valmis saama 15 minutiga. 15 minutiga, okei. Või kiiremini. Hakkab vaikselt tegelikult looma, see on natuke veel värvi juurde vaja. See on okei, et nagu pöia läheb krampi või? Hetkel minu kõige suurem probleem on see, et see kimp läheb nii suureks ja raskeks, et seda on juba veidi keeruline käes hoida, aga ma saan hakkama. Kannatan ikka lõpuni, ei tee kimpu väiksemaks. Kuna mu käed on ka piisavalt suured, siis see annab mulle võimaluse teha suuremaid kimpe ja hoida rohkem lilli enda käes. Mul oli probleem, et kimp väga suur oli ja lilli kukuvad välja. Lõpuks mu kimp lihtsalt kukkus maha. Siit hakkab ka vaikselt juba kuju võtma. Ma arvan, et su emal saab väga hea meel olema, et sa nagu üritasid. Kadunud talent. Jaa, jätta TV ära, hakka lilli.
mind ka kõigi pärast nagu hindab siis, et... Kas sul vanus kannatab noore meistrivõistlusel osaleda? Kusjuures isegi vist enam ei kannata. Minu progress siiamaani. Pöial on juba nii krampis, et ma ei tunne mitte midagi, aga... Aga siis ära hoia krampi pööl, hoia neid... Aga nüüd on tõesti mugav, et tegelikult sellist taktikat vähemalt mina kasutan, ma nüüd ei tea, ärge mind kopeeriga ja see ilmselt ei ole õige. Sul tuleb nii lahedalt erinevatel tasanditel ja... See oli kõik läbi mõeldud selles mõttes, et... Ja. Sul käed käivad sama hästi kui suu. See oleks nagu varem harjutanud. Ma olen lihtsalt võib-olla elus nii palju lillekimpisid ostnud, et... Kipli oled. Kuidagi midagi meelde jäänud, vaata. Tegelikult mul pole õrna aimuga, mis ma teen. Pane veel roose. Ma ei tea, emale ikkagi pane niimoodi, et oleks ilus ja värviline. Jah, skaalal 1–10. Ma annaks 11, sa said üllatavalt kiiresti ja suure mapita kenasti hakkama ja mulle meeldis see, et sa said sellest radiaalsest varteasetusest nagu nii kiirelt aru. Teda tuli natukene järgi aidata, aga esimese kimbu kohta võrratu töö. Varteasetus võib-olla on nagu 10, võib-olla 8. Ärme sellest räägivad. See ikka, kõik on 11, nii et sõbrad, 11. Järgmine kord, kui ma lähen lillepoodi ja ma lasen mingi kimbu teha, siis ma vaatan ise huviga, kuidas nad seavad ja siis ma ütlen, et kui nad sinna õigesti see spiraal ei lähe, vaata, et nüüd ma oskan kaasa rääkida vähemalt natuke. Aitäh sulle. Aitäh sulle. Selle kimbu tegemine ei olnud kõige raskem ülesanne, aga lihtsalt närv kohtunikest, kes jalutavad ringi ja mõeldes teiste kimpude peale, siis tuli ikka närv sisse ja tegi asja keerulisemaks. Kallid võistlejad, võistlusaja lõpuni on 30 minutit. See ülesanne pole nii lihtne, kui välja paistab. Kuna lilli on nii palju ja kimp on raske, siis kogu aeg lilled liiguvad ära. Esimene katse see ei tulnud täpselt nii välja, nagu tahtsin, nii et alustasin uuesti. Alguses läks esimene kimp valesti, tegin lahti, siis tegin teise ka valesti. Kõigil on sama probleem, siis kolmanda tegin ka lahti. Nüüd neljandaga ma hakkasin rahule jääma. Ülesanne tegelikult ei ole raske, et võib-olla keerukas ongi teha õige materjali valik. Kõik ei lähe päris täpselt nii, nagu ma plaanisin alguses, kuna tekkisid siis mõned täiesti tavalised vead, mis sisse tulevad, ehk siis kimbus oli auk. Sa vaatad kimpu pealt ning ühe koha peal ei ole mitte ühtegi õit. Kui see ei ole vormis, siis sa lihtsalt saab miinuspunktid selle eest. Kuna see kimp tuli selline dünaamiline, siis sinna juurde lisamine oli pisut keerukas, aga lõpuks sain sellega hakkama. Võistlusaeg lõpeb 5, 4, 3, 2, 1. Võistlusaeg on lõppenud! Minu kimp tuli seekord kompaktne, et lilled olid küll õhuliselt ja liikuvad, aga ikkagi näha seda ümarust. Minu kimbu teeb eriliseks see, et ma kasutasin karkassi. Oma kõrvale vaadates või otse vaadates nägin, et teised tegid ilma karkassita kimbu. Peaks olema natuke suurem ja õhulisem, aga pole midagi. Tuli õnneks õhuline ja suur kimp ja värvuslahendus tuli täpselt nii, nagu ootasin. No ei ole nii rahul. Ma arvan, et midagi ei ole hästi. Ma olin rohkem rahul võib-olla oma esimese kimbuversiooniga, kuna lõpus lihtsalt tuli see ajasurve ning see, et ma tahtsin, et ei oleks kuskil auku. Ma olen sellega päris rahul, see tuli minu ootustele vastav ja loodame, et sellest piisas. Ma ütleks äkki, et ta näeks välja botaanika aja moodi, sest seal on igasuguseid taimi sees. Kindlasti ma loodan seda, et ma saan finaalivooru ja tuleb ka võit. Aga eks näis, mida kohtunikud otsustavad. No nii, siin on meil võistlustee, vaatame, kuidas on, kas varred on puhtad. Selle aasta konkurendid on tugevad. Selle kimbu puhul ma ütleks kohe, et kui mina klient oleks, ma laseks kimbu uuesti teha. Vaadates nende tööd, mis nad tegid, on kordades paremad kui minu omad, aga oleneb, kes vaatab. Ei ole visuaalset tasakaalu. Siin on varred praktiliselt sama pikkusega kui õed. Ja tänu sellele kimp näeb välja hästi väike, hästi kokku pressitud. Kohtunikule vaatab eelkõige, kas kimp on püsiv, tehnilised näitajad, kas ta on korrektselt seotud. Sidusus võiks tugevam olla. Kas ta on tugev käes? Väga korrektselt tehtud, tehnilise pool on lihtsalt ideaalne. Kas seal on lehed puhastatud, kas see materjal on õieti töödeldud, koheldud? Vaata, siin on koore pealt libiseb, siin on leht puhastamata.
korraliku kooliõpilased koodud. Päris tihti küsitakse, et kas te hindate, et ilus ja kole? Ei, me pigem hindume kas harmooniline või mitte harmooniline. Stabiilsusega võiks ka natukene paremini olla, et aga eks siis võistlusel need närvid natukene mängis, et ei saanud nagu nii ilusat sirget lõiget teha. Võistlejate tase on üllatavalt hea. Kaugelt võib siuke vihatunne olla, et nagu saulaviht on, aga lähedalt on siuke mõnusad pisikesed detailed ja jätab mulje, et nagu oleks aasa pealt korjatud. Ja mul on hea meel nagu näha, et meil on siin 2 kooli. Tipp-topp töö. Ja ei saa öelda, et üks kool oleks teisest parem, et mõlema kooli esindajad näitavad edast väga-väga heal tasemel. 8 võistlejad ja 8 imeilusat lillekimpu, aga sellest veel finaalvooru pääsemiseks ei piisa. Teises ülesandes tuleb neil taimedest valmistada üks meistriteos ja seda tuleb vaatama meie üllatuskülaline Merlin Miido. Head võistlejad, enne pausi te saite esimese ülesande, selleks te pidite valmistama siis imeilusa kimbu. Selle kimbu tegemine ei olnud kõige raskem ülesanne, aga lihtsalt tuli ikka närv sisse ja tegi asja keerulisemaks. Aga nüüd ootab teid ees teine ülesanne ja see tuleb natuke keerulisem. Seda tuleb jälgima ka meie üllatuskülaline, kelleks on sisekujunduse ekspert Merlin Miido. Tere Merlin, sa vaatasid need ilusad lillekimbud siis üle. Kuhu sa selle lillekimbu enda kodus paigutaksid? Lillekimbu ma paigutan igale poole. Lisaks söögilauale, kus tavaliselt inimene tahab oma kimbu panna, võib panna lillekimpu ka öökapile, vannituppa, põhimõtteliselt igale vabale pinnale, mis vajab natukene särtsu. Meie võistlejad, ma näen, et on teiseks ülesandeks valmis. Nii et teine ülesanne algab nüüd. Kallid võistlejad, algab teine ülesanne, milleks on plastvahust alusel lillepärg. See peab olema dekoratiivne ja te peate kasutama selles ka shishi dekoratiivset metallist vanikut. Esimene reaktsioon oli, et okei, ma ei ole päris kindel, mida nendega teha. Kui selline üllatus tuleb, siis tuleb oma plaanid ümber mõelda ja lisada see töösse. Teie võistlusaeg on 2 tundi ja võistlusaeg algab nüüd! Ka selles ülesandes on oluline tehnika, kuidas need õrnad lillevarred sinna plastvahust alusesse panna niimoodi, et need võimalikult kaua värsked püsiksid ja saajad rõõmustaksid. Minu pärg võiks tulla ümar, selline õhuline samas ka. Mu plaan on teha mitmetasandiline pärg, ehk siis lilled on kõik eri tasandite peal. Päre juures kõige olulisem on minu jaoks alati olnud vorm. Ja siis samas ka jätta, et natukene on õhul, sest et kõik lilled ei ole üksteise otsas kinni. On olemas selline taim nagu Like-Hein, mis on meil ka valikus ja soovin seda pisut murda ja siis tuua sinna pisut looduslikust ja kontrasti liikumisest sisse. Teine ülesanne käib. Me käime, vaatame korra üle, mis siin toimub. Teeme nii. Tundub, et sinna valmivad väga kenad pärjad, mida võib ka sisekujunduses igal pool nagu kaunistusena kasutada. Ma olen ise oma elus ikkagi mõne pärja teinud, ma ikkagi iga aasta jõuludel. Ja. Pidi päris ilus olema ka. No ma ise arvan küll niimoodi, et see on maitse asi, eks ole. Tagaruumis sa räägid, et väga ilusad olid. No väga tore kuulda. Aga mis minu jaoks, ma arvan, kõige raskem oleks või sellise inimese jaoks, kes ei ole siis õppinud seda, nagu ma tegelikult ise olen, et ta näeks nagu see kontseptsioon üldiselt näeks hea välja, et ta oleks nagu korrapärane, aga samas ka korrapäratu ja et toonid oleks erinevad tekstuurid, et see võib-olla kokku metsimine on selline keeruline osa. Aga ütleme, et kus sa siis sellise pärja nagu oma kodus paigaldaksid? Klassikalise eestlase jaoks on võib-olla pärg selline jõulu kaunistus või dekoratsioon ja ma arvan, et esimene koht, kuhu üks tavaline eestlane ta paneks, oleks ikkagi välisukse peale. Mina võiksin täiesti vabalt keset lauda panna, ilusad küünlajalad sinna sisse, kõrgemale veits küünlad ja sobib minu arust väga hästi. Või ma olen ise ka pannud näiteks teleka seina taha sinna teleka kohale jõulude ajal pärgasid, töötab hästi. Aga kuidas just nagu lilledega on, et mina enne tegin väga ilusa lillekimbu. Seda kas päris esikusse jälle ei pane. Klassikaline inimene tahabki panna nad söögilaua peale tavaliselt kuskile kööki või söögituppa. Aga lilled on selline kõige lihtsam ja ka ma ütleks kõige odavam viis tegelikult, kuidas eluruumidesse elu ja sükest värskust tuua. Harvardi ülikoolis on tehtud üks uuring või katse,
kus siis tuli välja, et inimesed, kellel oli nädal aega üks värsketest lilledest kimp eluruumides, tundsid ennast vähem ärevalt, nende depressiooni tase langes ja nad olid teiste inimeste suhtes kaastundlikumad ja nagu mõistvamad. Et lilledel ei ole lihtsalt niisugune visuaalne mõju, vaid ka nad mõjutavad sind ennast. Pärja tegemine õnnestub päris hästi, aga see lisaülesanne, mis pandi, et pead juurde panema sinna, see natuke tegi asja keeruliseks. Üllatusmaterjal, mida me saime kasutada, oli shishi metallist vanik, kus siis on sellised pisikesed lillekesed. Et see rikkus kogu plaani ja visiooni ära, mis oli enne nagu. Mul oli täiesti teistsugune visioon, aga kui ma sain teada, et seda võib lõigata, siis tuli idee. Sellega me saime siis teha ükskõik, mida me tahtsime, kas siis seda lõigata või siis kasutada tervet vanikut korraga. Ja oma perjas ma siis andsin selle vanikuga volüümi juurde. Hakkasid juba mõtted liikuma, et okei, tuleb ikkagi see suvepoolne teema, selle saab täiesti ära kasutada. Need ma asetan kuidagi ilusti sinna külje peale, et oleks nähtaval kohal. Sisekujunduses, millal sa hakkad just mõtlema selle peale, et nüüd võiks siin mingid lilled mängu tuua? Kas see on pigem seal algusfaasis kohe või see on pigem selline juba kaunistus rohkem? Ta on ikkagi nagu kaunistus, aga selles mõttes on nii toataim potis kui ka värsked lõikelilled alati see, ma isegi ei mõtle selle peale, kas nad tulevad, sest nad tulevad niikuinii, see on nagu rusikareegel. Esimene asi, mida maaklerid alati teevad, kui nad kuulutuse üles panevad, siis nad toovad värsked lilled sinna laua peale. Kusjuures, kui niimoodi sa ütled praegu, siis tõesti nii on. Ja, et see näitab seda, et ta loob selle mõnusa keskkonna sinna sulle koju. Et siis, kui juba maakler seda teeb, siis miks mitte ei peaks seda sina tegema? Mul on endal ka stuudios ilusti fake taimed, vaata, see ei peagi midagi kastma. Ja, no täpselt, ja lihtne on ja. Aga selle eesmärgi nad täidavad ära, et annavad ruumile väga palju juurde. Kui sa vaatad sellele asjale seal peale, tuleks selline asi välja sulle? Ma arvan, et nii ilusat ma ikkagi ei tee, et meil on siin ikkagi inimestega, kes õpivad seda asja, et ma arvan, et päris sellist ma ei teeks. Aga ma teeks nagu enda kohta ilusa. Sa prooviks vähemalt. Absoluutselt. Praegu läheb kõik hästi, kuid oleks võinud eelnevalt vaherohelisega perja paremini ära katta, sest et praegu on juba mõned lilled lisatud ja siis nende vahelt seda vaherohelist toppida, et auke ära katta on pisut raskem. Neid auke tuleb ja tuleb, kuigi sa neid täidad. Plastvaht ei tohi näha olla, aga siis sa katad seda lilledega, aga siis seda jääb ikka natuke näha. Ja siis sa katad seda veel rohkem lilledega. Pärja tegemine oli suhteliselt kerge, aga siis hakkasid paar lille murduma, siis hakkas veits keeruliseks minema. Siis ma valisin teistsugused lilled, mis sobisid paremini. Kui sa ise neid vaatad, kas sulle meeldib rohkem kui natuke rohelust ka või on pigem värvilisem? Mina olen pärja maitse poolest selline abstraktsem või selline nagu ebakorrapärasem, et siin mulle tundub võistlejad on niisugused klassikalised pärjad pigem, mulle meeldib niisugused, et nad ei ole niisugused pontsikukujulised, vaid niisugused nagu korali vaata natukene, niisugused rohkem tekstuuri, see on mu lemmiksõna tekstuur. Väga värvilised ja kevadised küll selles mõttes, et lähevad aasta ajaga küll ilusti kokku. Ma olen ka vist pigem värviliste poolt natukene vist. No mulle meeldivad rohelised ka. Oleneb võib-olla kohast ja päevast ja kellaajast. Use peale paneks ilusa sellise värvilise vaata ikka. Kusjuures nende värvidega on tegelikult see ka, et kui sul kodus on pigem selline hästi värviline keskkond, värvilised seinad, värviline mööbel ja sa enda koju tahad nagu lilli tuua, et siis võib-olla lilledega natukene neutraalsemat teedpidi minna. Et sa ei hakka neid lilli nagu enda juba olemasoleva sisustusega nagu koos võistlema panema. Ja kui sul on hästi siuke modernne, meil siin pop Eestis hästi skandinaavapärane, et siis just vastupidi siukest värvi rohkem juurde tuua näiteks. No võt, kus on soovitus? Mõte oli siis teha selline alguses kollakates toonides, rohkem sügisepoolne. Kuid kui ma hakkasin materjali vaatama, siis ma nägin, et mul on rohkem roosakaid toone kui kollaseid ning kollased krüsantemid, mis ma olin algselt plaaninud, ei näinud väga head välja, ehk siis mõte oli sügis, kuid lõpuks tuli siis välja selline suve algus. Kõik enamasti on läinud hästi, paar lille on siin-seal mordunud, aga need ma olen välja vahetanud. Lõpuks tuli päris ilus, tuli ikkagi, sain vormi, painutasin traadid ära ja võiduvõimalus veel on olemas. Võistlustöö lõpuni on jäänud 5, 4, 3, 2, 1. Võistlustöö on lõppenud. See pärg, mis ma algselt plaanisin teha, ei tulnud täpselt samasugune, nagu mul peas visioon oli, kuid lõpptulemus oli palju toredam. See pärg ei ole kindlasti mitte kõige ilusam, mis ma olen teinud. Läkski hästi kõik, aga proportsioonid on valid. Võiks olla natuke õhulisem.
võib-olla paar kohta jäid sellised, et no oleks võinud natukene neid veel lihvida, aga üleüldiselt olin väga õnnelik selle pärjaga. See on üks ilusamaid pärge, mis ma olen oma elus teinud. Praegusel hetkel tunnen peale oma töid tehes, et mind ootab ka finaalivooruks. Nii, meie ees nüüd on siis teine võistluste lillepärg plastvahus. Kõikide pärgade puhul on tegelikult hästi tore see, et nii nagu nendele see ülesanne oli, lisada siia pärjale plekist ja traadist selline vanik lilledega, et seda nad on tegelikult oskuslikult teinud. Mina näen kohe siin, et meil on väiksed proportsioonivead siin selles. Siin on muidugi väga head 1/3. Minu ees oleva pärja puhul proportsionaalselt mõjuvad need kallad siin liiga domineerivalt ja selle pärja puhul on ka natukene võib-olla siin läinud see proportsioon ihkesse, aga muidu on väga tore selline ilus värvuslahendus. Imeilus pärg, aga proportsioon on vale. Siin on liiga väike auk, liiga palju lilli, ilusat lilli. Siin on tõesti väga tugevalt kinnitatud, kui ma siin vaatan, et siin on näiteks need nelgid natuke liiga lahtisel. Kui peab transportima, siis võib juhtuda, et mingi raskem lill kukub siit kimbust välja. Et siin on ka mõned lilled, mis ei ole nagu plastvahust vett kätte saanud ja on nagu jäänud ilma veeta ja on närbunud, et kindlasti peaks siis lillepärja tegemisel arvestama ka selle, et millised lilled saavad siis plastvahust vee kätte ja millistega võib olla meil väikesi probleeme. Vaata siin Juulia, kui ilusasti on lehtedega ära kaetud, et lilleseadjad teevad väga ilusa töö ja ka fotograaf võtab teiselt poolt, mitte lillede poolt ja jääb see kole plastikrüngas näha, et siin on noored teinud väga hea töö ja kõik oma pärjapõhjad kenasti ära katnud. Kõik said töödega väga hästi hakkama ja ma arvan, et igal ühel oleks õigus olla finaalvoorus. Pärgadega võib rahule jääda, et pärgadega tegelikult said võistlejad endal käe soojaks. Väga tublid. Head võistlejad, kohtunikud on teie tööd ära vaadanud ja nüüd ongi aeg teada saada, kes on need 3, kes pääsevad edasi finaalvooru. Raudselt jõuan sinna, et ei ole kahtlust ka. Ma arvan küll, et ma olen võidugraafikus. Kuna mu pärg läks päris hästi, siis lootust on, et saan nende 3 hulka. Ma arvan, et ma ei saa edasi, sest teiselt paremaid oli. Ma ütlen need nimed juhuslikus järjekorras ja siis saamegi teada, kes on finaalvoorus. Käed värisevad, põsed värisevad. Finaali pääseb. Ma usun, et ma võin olla seal esikolmikus. Jarko. Raske kirjeldada seda tunnet. Ei osanud seda oodata. Finaalvoorus on ka... No ma arvan, et ikka pääsen 3 sekka, sest mul on oskusi. Mirle Merlin. Kui ta ütles seda, siis ma mõtlesin, ma teadsin, ma olin valmis selleks, aga ma olin väga kindel, et on teisi, kes on paremad kui mina. Ja viimasena läheb edasi. No ma arvan, et ma ei saa finaali, sest ma olen realist. Kuigi konkurents on väga tugev, ma lootsin, et äkki ma pääsen. Helina. Ja pääsesin. Suur yes oli, et ma olen selle ära teinud, et ma ei tulnud niisama tühja lööma, et ma pääsesin siiski finaali välja. Aitäh teile, te olite väga tublid. Palju õnne ka teile 3, kes edasi pääsesid. Tunne on imeline, vapustav. Tuleb välja, et ei tule endas kahelda ja tuleb kindel endas olla. Teie töö veel tegelikult ei ole lõppenud, sest teid ootab ees finaalvoor. Konkurentidega on kindlasti raske olla finaalvoorus. Ja varsti saamegi teada, kes saab noore meistri tiitli. Eelmine aasta siis Jarko tuli esimesele kohale, et nüüd mul on uuesti antud võimalus, et saada ise esimene koht ja talle pähe teha. Kui 2 korda on juba võidetud, siis võiks ka ikka 3 tulla, sest 3 on kohtuseadus. Konkurendid tunduvad tugevad, aga mitte midagi, mida ma ei saaks ise üle lüüa. Nooremeistri tänasest võistlusest võtavad osa Eesti parimad floristid. Mu õde läks lillepoodi tööle ja siis tal oli hästi palju abi vaja ja siis ma käisin kogu aeg abis ja siis sealt see huvi järjest kasvas ja siis siin ma olen. Neil oli enne 2 ülesannet, kus nad pidid tegema siis lillepärje ja lillekimbu. Nooremeistri võistlusel ma olen juba 3. aastat. Ma ütleks, et pigem ei ole chill. Ilmselgelt eeldatakse rohkem, kui juba oled 2 aastat võitnud. Need 3 pääsesid edasi finaalvooru ja varsti saamegi teada, kes neist saab nooremeistri tiitli. Võimalus võita nooremeistri tiitel
ei ole väga väike. Aga ma olen rahul ka ükskõik mis kohaga nüüd juba finaalis. Kas te olete valmis, sõbrad? Jaa! Eelmisel aastal siis jäi noormeistril teisele kohale, seekord üritan saada esimeseks. Finaalvoor algab nüüd. Selleks, et võita nooremeistri tiitel uuesti, pean lihtsalt olema rahulik ja tegema nii, nagu käed teevad. Kõik olenebki finaalülesandest. Kallid finalistid, nüüd on viimaks võimalus teid tutvustada teie finaaltööga, milleks on peaehe. Nad põhimõtteliselt võivad teha mida iganes, mis nende fantaasia neile pähe toob. Eks näis, mis saab, ei oska praegu midagi öelda. See ei löö mind rivist välja, vaid ma lihtsalt võitlen edasi. Te peate kindlasti kasutama selles töös alumiiniumtraati. See ehe peaks olema kantav ja loomulikult peavad seal olema ka lilli. Teil on töö tegemiseks tund aega ja teie võistlusaeg algab nüüd! Mina soovitan võistlejatel rahulikuks jääda, naeratada ja nautida protsessi, mille sees nad on. Siis kui mina võistlesin noormeistril, mina sain esimese koha. Tänu nooremeistri võitmisele ma sain minna Euroskillsile. Euroskillsil ma käisin 2017 aastal. Peale seda ma sain ka minna WorldSkillsile 2019 aastal. Välismaal käimine ja uute asjade avastamine oli väga uus kogemus mu jaoks. Õpetajad siis suunasid mind võistlema ja tänu sellele nad nägid, et ma olen tehniliselt hästi tugeva taustaga ja siis nad leidsid, et ma võiksin ka õpetada uutele noortele seda ja tänu sellele saigi minust õpetaja. Ma olen Räpina Ajanduskoolis õpetanud juba 4 aastat. Eelmine aasta võitsin noorõpetaja 2023 tiitli. Ma jäin kinni. See, et jälle olla esi3 on ikka päris hea tunne. Nüüd ma saan veel näidata, et mida ma oskan. Minu nimi on Mirle Merlin Järes, olen 18-aastane ja õpin Räpina Ajanduskoolis 2. kursusel. Tulevikus tahaksin edasi töötada kas lillepoes hobina või siis teha täiesti enda ärilillega, et arendada oma oskusi. Minu hobideks väljaspool kooli on siis töötada floristika erialal ja siis teha ise käsitööd, näiteks heegeldada. Kindlasti on kõige keerulisem idee leidmine. Ma olen Helina, ma olen 21 ja ma õpin Hiiumaa ametikoolis. Vabal ajal ma tegelen tantsimisega, ma olen seda teinud 4-aastasest saadik. Põhisuunana on mul ballett, aga valdan ka kõiki muid stiile. Mul on soov minna ülikooli edasi, aga siiski mitte lilli kõrvale visata, vaid siiski töötada osaliselt kas siis lillepoes ja edaspidi vaadata, et õppida kõrgemat tasemet. Peaehet on kindlasti palju raskem teha kui teisi töid. Mina olen Jarko Ilves, olen 18-aastane ja õpin Räpina Ajanduskoolis 3. kursusel floristikat. Ma olen juba üle 10 aasta tantsinud rahvatantsu, samuti olen ka umbes 8 aastat tegelenud õpilasesindusega ja siin koolis ma olen ka olnud juba 3 aastat järjest õpilasesinduse president. Minu edasine plaan on minna Kempele puutarhakoulu, mis asub siis Soomes ja soovin siis minna edasi õppima meisterfloristiks. Siis kui ma olen 60, soovin, et mul oleks oma lillepood, mis oleks Euroopa suuremates linnades ja selle kõrval oleks ka veel lillekool. Natukene aega minna. Vaatame, kuidas meie finalistid lõpuks need asjad ära teevad. Tegelikult tuleb päris hea käsi. Ma varem polegi teinud peaehet, võib-olla paar üksikut korda. Ma pole teinud, aga ma proovin oma parima. See on kindlasti finaalivääriline ülesanne, mis võib-olla paberil tundub kõige lihtsam, aga tegemisel on see kõige raskem tegelikult ülesannetest. Esialgu valitses mu peas täielik tühjus, aga siis ma hakkasin mõtlema, et meil siiski on siin tegemist võistlusega ja ikkagi võitja on mingil määral kuningas kuninganna, ehk siis kõige lihtsam kroon. Ja siit vaikselt hakkab looma, kõik kuju on ilusti valmis. Inspiratsiooniks ma valisin sellise kunstilisema tee. Jarkol on siin vaatanud see mingi eriti abstraktne asi. Mina ei näinud pointi teha mingit asja, mis on päriselt olemas, vaid tuua midagi uut siia ellu.
ma olin paar päeva tagasi mingid videod Rapuntseli pärjast, aga on tegelikult klaasis, seda mõtlesin, teen traadist. Alustasin siis tegema, mõtlesin, et liiga väike tuleb siukene. Siin ka väikselt edeneb, see on nagu rohkem selline nokamüts, nokamüts on siuke asi, mida ma ise kannan ka. Nokamüts oli teine idee ja sellega ma siis hakkasin tegema. Ja siis mõtlesin, et konks peab juures olema, siis ma mõtlesin, et panen propelleriga sinna otsa ja läheb. Sonks ei viitsi teha, nagu täna mul on peas, siis läheb ilusti nokamüts pähe ja see tundub rohkem, et see on siuke minu mõiste asi, mis ta siin teeb. Koolis olema ainult teinud pähe vanikut või pärga, aga kunagi sellist traadiga tehtud asja ei ole veel olnud. Ma ei oska lilli üldse kuidagi sinna paigutada ja kinnitada. Ainuke asi, mida ma tean, kuidas pärga panna ja siis hakkasin sinna traatima ja siis lõpuks mõtlesin, et kuidas saab mingi teisi lilli panna, lihtsalt surkasin traadi sisse ja oli. Väikse detailid igalt pood lillekestega kuskilt siit välja toodud. Ma proovisin seda nagu tasakaalustada, kuid lõpupoole pidin ma seda kuju pisut muutma, et ta oleks rohkem tasakaalus ja püsiks peas. Finaalitöö lõpuni on jäänud 10 sekundit. Ma hakkasin lille kinni panema ja siis tuli 5, 4, 3, 2, 1. Finaalitöö on lõppenud. Puhastage lauad ja eksponeerige oma võistlustöö. Üks lill jäi puudu. Mul jäi üks lill jäi traadiga kinni panemata. Ülejäänud oli tipp-top. Ma olen lõpptulemusega üsna rahul. Kindlasti oleks saanud paari kohta veel lilli lisada, aga ma ütlen, et see on täitsa ilus töö. Mul on ogat, see on väga äge. Pole näinud siukest ideed veel kuskil ja loodan, et tehniline pool on ka hästi tehtud. Minu peaehe on võrreldes teiste peaehetega kindlasti väga veider ja võib-olla mõndade jaoks tekib küsimus, et kuidas see üldse pähe käib ja mis pidi see pähe käib, aga küll kohtunikud selle selgeks saavad. Nüüd on meie ees 3 finaalitööd. Nad pidid kindlasti kasutama alumiiniumtraati. Mis on meie esmamuljed? Kõik 3 finaaltööd on tegelikult hästi erinevad. Kõikide tööde puhul tegelikult on hästi loovalt lähendatud. Ja kõik oli kasutanud siin erinevaid tehnikat ka. Siin on kohe mitu lilli kinnitamisteknikat. Traadikinnitustega saab norida. Need ei ole siin täiuslikud. Vaadates minu vastaste töid, siis ma ei tunne, et mul on konkurenti, kuna nende mõlema tööd olid samasugused tehnikaga ja väga sarnased. Tehniliselt ma näen siin liiminiite. Siin oleks võinud natukene ettevaatlikumalt liimida, aga ilus on ta ikkagi. Peaehe, mis ma tegin, ei vastanud minu visioonile, mis mul peas oli, kuid vähemalt 75% sellele, mis ma saada tahtsin. Vaadates neid töid, et meil võib siin veel võitja suhtes tulla üllatus. Mulle tundub ka, et me peame veel arutama. Ma arvan, tulemus tuleb samasugune nagu eelmine aasta, saan jälle teise koha. Ma arvan, et Jaurka võidab, sest et tal on tehniline pool palju parem kui meil. Minust peaks saama noormeister 3. korda, sellepärast et maailmale tuleb näidata uusi ideid, mitte teha liiga tavalisi asju, vaid minna uutes suundades kaugemale ja kõrgemale. Minule kui õpetajal on väga tähtis noormeistrivõistlus sellepärast, et ma näen, mis tasemel minu õpilased on. Ja õpilastel on see tähtis sellepärast, et nad näevad, mis tasemel nemad on. Ja selle võitmine on lihtsalt maasikas kogu tordi peal. Kohtunikud on ära hinnanud võistlejate kõik 3 ülesannet ja kohe saamegi teada, kes saab sel aastal floristide nooreks meistriks. Ma palun koos oma kutseõpetajatega lavale Eesti parimad noored floristid. Helina Hiiumaa ametikoolist ning Jarko ja Mirle Merlin Räpina aianduskoolist. Head finalistid, mõnel teist oli varasemalt ka kogemus võistluselt osaleda, teised aga tegid ka nüüd selle loo ajal sellise esimese katse ja saite väga kenasti hakkama sellega. 3 võistlustöös te näitasite aga, et te kõik olete nooremeistri tiitli väärilised. Teie kutseõpetajad kindlasti tunnevad teie üle väga suurt uhkust, nii et aitäh kutseõpetajatele. Võitja välja kuulutamiseks palun lavale võistluse kohtunik Marek Jakobi ja toetajate esindaja valitsev Eesti meister lilleseades Tuuli Luiga. Nooreks meistriks saab täna see võistleja, kes on kogunud kõigi ülesannete peale enim punkte. Võistluse kohtunik Marek Jakobi, kes on floristide noormeister? Rõõm oli tõdeda, et 3 finalisti
kes lõppvooru pääsesid, tegid väga erinevad ja väga omanäolised tööd ja üldiselt kogu võistluse korraldus ja kogu võistluse tase oli üllatavalt kõrge, nii et kõige paremat välja selgitada oli tegelikult päris keeruline. Paraku saab võitjaid olla vaid üks ja kõige parem florist on Jarko. Palju õnne! Palju õnne kõigile finalistidele. Helina, sina saavutasid teise koha. Mirle Merlin, sina tulid 3. kohale. Ja palun eriti suur aplaus uuele noorele meistrile, kelleks on Jarko. Mis tõi Jarkole võidu? No lisaks sellele, et floristil peab olema kindlasti väga hea ilumeel, on tegelikult ka hästi tähtis tehnilised oskused ja täpsus. Ja see on tegelikult kõikide tööde hindamise juures kõige olulisem, kuna seal on väga täpsed reeglid, mida saab hinnata. Nii et see tõigi Jarkole võidu. Jarko, meil on juba 3. tiitel sellel alal. Mis tunne on 3. korda seda juba saada? Tunne on imeline, sellepärast, et konkurendid on samuti väga tugevad ja tegelikult ei osanud nagu oodata, sest et kõikide finaaltööd olid väga imelised ja toredad. Aga ju siis pidi nii minema. 3 korda on juba võidetud. Kas sa lähed järgmine aasta ka? Järgmine aasta ma ei lähe, et ma arvan, et teistele tuleks ka võimalus anda. Aitäh sulle, Jarko. Võitja saab endale nooremeistri tiitli ja auhinnakarika, aga see pole muidugi kõik, sest toetajate auhinnalaud on rikkalik. Esikolmikule panid auhinnad välja Haridus- ja Noorteamet, Shishi ning tervet võistlust toetasid ka Floreana ja Nurmiko. Toetajate esindaja meisterflorist Tuuli Luiga, mida te soovite meie värskele võitjale? Kõigepealt palju õnne. 3 on kohtuseadus ja see on Eesti mõistes vägev saavutus. Soovin teile kõigile edaspidiseks palju edu ja et te hoiaksite Eesti floristide lippu kõrgel ja esindaksite oma kooli, mille vilistlaseks te siis õige pea saate ilusti ja selle järgi, mida te olete õppinud, et teile jääks see tore mälestus südamesse ja kõrget lendu teile kõigile. Suur aitäh sulle, Tuuli. Ja aitäh kõikidele võistlejatele, juhendajatele, kohtunikele ja muidugi koolidele, kus sirguvad tulevased noored meistrid. Ka järgmisel nädalal oleme Lõuna-Eestis. Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskuses võistlevad Eesti parimad noored mööblidislerid. Järgmine noor meister selgub järgmisel kolmapäeval kell 20:30. Kohtumiseni! Minu kõrval on Eesti parimad noored mööblidislerid, aga ainult üks saab endale nooremeistri tiitli. Ma olen kindel, ma võidan selle. Aeg läks nüüd. Tegin jälle valesti. Ei teinud. Tegin küll. Ei ole võimalik. Ma selle päeva jooksul tundsin ära terve aasta emotsioonid. 3, 2, 1, aeg! Nooremeistri tiitel ei ole veel libisenud täielikult mu käest, aga ta on üpris libe.